tere kõigile ja täna on siis 20. juuni ja oleme nüüd kogunenud siia Tabasalusse kardirajale, kus siis toimub see tuuningu teine kariketapp ja täna siis on meil võistlus tules 5 klassi, A-klass, B-klass, C-klass, D-klass ja outlaw-klass. Ja oleme jõudnud siis siia line-upi kohta, kus siis on võistlejad, lastakse kõik ilusti raja peale, et kilgi kinnitatakse neile GPS, mis siis võtab aega rajalt ja ajad siis lähevad automaatselt meil siis ajatabelisse, kus on võistlejatel võimalik näha oma ringi tulemusi. Ja nüüd korra hüppame siia Subarusse ja küsime, kuidas mehe käes. Tere! Tervist! Kuidas tunne on? Tunne on hea. Kuidas ilm on täna? Meeldib tänane ilm teile? Ja väga vaheldusreikas. Et on nii vihme ja nüüd on ka kuiva rada. Täpselt. Kuidas muidu sõita on läinud? 2 korda ainult, 1 korra rajal käinud. Ei oska praegu veel midagi head öelda, et eks paistab, mis tänane õhtu veel toob. Ja kas oled esimest korda? Siin rajal küll esimest korda, jah. Aga et see tuuningu üritus, seal ennem oled käinud? Ja 1 korra olen käinud Raplas, aga aitäh sulle ja suured tänud. Ja vaatame, kuidas siis Lauril ka rajal läheb. Nii, võtame järgmise venna ka korra ette. Tere! Tere! Kuidas tunne on? Pole viga. Esimest korda rajal või teist korda või kolmandat korda või? Ei ole täpselt kokku lugenud, eks ikka päris mitmes juba. Et käinud ikka päris teedalt üritusel? Just. Et kuidas muidu tundub? Loodame, et vihma ei tule. Ilma suhtes nagu? Aga noh, ilus uhke auto Subaru, et see peaks olema rohkem kuiva ilma auto. No, rehvi valik on täna siuke kuivale, jah. Kuivale, jah. Aga edu sulle ja hoia siis lippu kõrgel Subarutel. Tänud. Oleme jõudnud siia ühe punase Civicu juurde ja vaatame, mis mehed siin sees on. Tere! Tere! Kas sõitmas või? Mina küll mitte. Sina ei ole? Tulid lihtsalt kaasa elama või? Jah. Aga kes sõidab sul täna siin? Isa. Isa sõidab või? Aga kuidas... Isa ja isa sõbrad sõidab. Aga kuidas isa sõidab? Ma ei tea, ma magasin siin vahepeal. Kas sa oli nii igav sõit, et pidid magama siin? Hakkas paha tegelikult. Hakkas paha või? Ja sinul on ka, vaatan, on kaardilugeja kaasas või? On jah. Ja oled isa sõiduga rahul või? Põhimõtteliselt küll ma ei tea, kuidas tal läinud on, aga... Et võiks paremini sõita? Ma ei ole näinud, kuidas tal läinud on. Okei, eks me püüame selle isa ka kinni, vaatame, mis siis isa asjast arvab. Poeg on ütelnud kõik oma sõnad ära ja vaatame, ehk leiame selle isa ka kuskilt üles siit. Nii, oleme jõudnud siia boksialasse ja loen siit auto pealt Team Honda. Tere, Kristo! Tere, Janek! Et kuidas läinud on täna? Väga hästi, kui ilm jääks selliseks. Kuidas sõidud on läinud? Praegu olen rahul, hästi, esikoht. Hoiad esikohta, ilus küll, aga sinu poeg, kellega me hetk tagasi tegime intervjuu, tema rääkis küll teist juttu. Ma ei tea, mis ta rääkis. Lapsed ei valeta, lapse suu ei valeta. Lapse suu ei valeta, jah. Aga see selleks, eks seda näeb kindlasti pärasti. Palju teil tiimis on siis sõiteid? No, kui saaks rohkem, praegu on 3, kui saaks rohkem, oleks rohkem. Aga reeglid on ju 3 mehega, 3 autot. Aga muidu meid Hondasi on siin, praegu on täna 4, aga alati saab juurde tuua neid. Sina siis sõidad selle punase Hondaga, mis seal taga on Civic. See on, mis aasta oma sul on? 90. Ja kilovatte? Mootori enda paverite järgi peaks olema 96. Ja mis klassis sa sõidad? C-klass. Ja tegelikult peaksid sa olema, mis klassis hoopis selle autoga? B-klassis, aga ma ütlen, et ta on natukene ka aidatud, et ta võib-olla on seal 100 kilovatti või nii. Nii, ja kindlasti oskaks rääkida ka tiimiautodest, et see ilus kollane, et ta oli ilus kollane täna hommikul veel, aga noh, juhtub ikka. Tegijal juhtub alati. Et
kuidas sa ise arvad tiimikaaslaste sõidust, oled rahul või? praegu küll jah, praegu on teine etapp. Esimesed sai kõik 3 autot punkte ja praegu oleme ka sinna poole teel. Et konkurente on sul kindlasti veel tiimide suhtes sul kindlasti siin? Jah, ma ei teagi täpselt kõiki tiime, aga kindlasti jah, me ei juhi ju tiimi arvestuses. No seda näeb kõike kodulehed www.ectuuning.com. Ega muud polegi soovida sulle, et nael slikki ja olge tublid. Tänud teie ka. Aitäh ja see oli siis Team Honda ja eks me täna vaatame veel, kelle me siit kätte saame, et jätame ka järgmiseks korraks kellegi. Nii, olen siis leidnud ka siit samast Tabasalu kardirajalt ühe pika mehe ja hästi madala auto, et tere Mart! Tere! Et mis sind täna siis siia tõi kohale? Ikka see himu kiiruse järgi. Himu kiiruse järgi. Et räägi oma autost, millega sa sõidad ja millega sa võistled siin? Noh, see siuke auto mulle kogu aeg meeldis, et ma ostsin ta tegelikult päris ammu juba. Aga hakkasin taga sõitma ja siis vaatasin, et ega see tehase auto ikka ei kõlba väga sõitmiseks, et nii palju on vaja muudatusi teha, et vaikselt ise õpin, et mida teha ja kuidas teha ja eks need ajad ikka paranevad ka siis nüüd. Et oled selle auto valikuga väga rahul, ütleme ringraja suhtes? Jah, väga, absoluutselt väga rahul. Tahad sa natuke numbriteks ka rääkida kiiresti, mis see on, palju on ja jõudu ja? Jõudu on nii palju kui tehasest tuli 206 kilovatti ainult. Et muutunud pole midagi? Jõu osas pole muutunud, aga pidamise ja juhitavuse osas on muutunud väga palju. Nii, aga edu sulle selle autoga ja võistlustel ja ma arvan, kohtume kindlasti sinuga kindlasti veel mõnel üritusel. Jah, kindlasti, ikka.